Ma tahtsin tegelikult ühe kirjakoha lugeda ennem, kui ma siin nagu vaatan, kus selle teemaga siis ma täna jõuan või joomise teemaga. See nüüd ei puuduta otseselt joomist, aga Luuka 5 on mul siin lahti tehtud. Ja pealkiri on sellel peatükil Jeesus kutsub oma esimesed jüngrid. Ja ma ei hakka seda tervet peatükki siin nüüd ette lugema, aga põhimõte on nagu selles, et Jeesusel ei ole veel nii-öelda järgijaid seal ja ta hakkab isiklikult siis nii-öelda nimepidi kutsuma neid inimesi. Ja ma võtaksin alates 3. salmist. Astunud paati, Jeesus siis, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahva hulki paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonole, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud. Aga sinu sõna peale ma lasen oma võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslaste teiseski paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid nii, et need olid vajumas. Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga kalasaagi pärast, mida ta oli püüdnud, mille nad olid püüdnud. Et kui ma mõne tähega eksin, siis ei ole mitte see, et ma ei oska lugeda eesti keeles, vaid ma lihtsalt ei näe väga hästi. See on prillide süü. Et ärge selles mõttes mind süüdistage, ma olen üsna kirjaoskajad ikkagi veel vist olen. Et mida me näeme sellest kirjakohast? Sellest kirjakohast me näemegi seda, et me võime tegelikult pingutada oma ka usueluga. Me teame, et hästi suur kristlaste selline võrdluspilti evangeeliumiga ongi kalapüük tegelikult ja kalamärk ongi nii-öelda selline kristlik sümbol, eks ole, et meie ei ole enam nii-öelda need kalapüüdjad, me ei ole enam need, kes käivad võib-olla kalal, aga meid on pandud inimesi püüdma, nii nagu Jeesus ütles siis pärast seda Siimon Peetrusele, et nüüdsest peale pead sa inimesi püüdma, et siiamaani püüdsid sa kalu, eks ole, sa olid kalur. Ja ma tahaksingi nagu rõhutada seda, et me ka nagu oma inimeste püüdmisel või me kõik ju tahame, et meie lähedased saaksid päästetud, meie võib-olla Jumal sõna leviks meie kogu maa üle, meie võib-olla naaberriikide üle. Kindlasti me tahame õnnistada ka nii-öelda kõiki, kes on kutsutud Jumala juurde ja olla nendega koos. Aga sageli see nagu ei õnnestu hästi, et me võib-olla terve elu me pingutame selle nii-öelda inimeste püüdmise nimel, aga mitte midagi tegelikult nagu sellist vilja ei ole ette näidata. Ja me näemegi, et Peetrus oli samamoodi, ma usun, üsna samas kohas olnud kalal terve öö läbi ja ta oli pingutanud, ta oli enda poolt kõik teinud ja seal ei olnud ühtegi kala, nad olid tühjalt tagasi tulnud, nad olid kõik endast nagu andnud ja tühjade kätega tagasi tulnud. Ja sellepärast Jeesus ütleski talle, et mine sõua sügavale kohale. See sügav koht tähendabki seda, et sa võid kõik teha õigesti, aga kui Jumal ise ei ole öelnud sulle seda, touch, alla kukub varsti pikali seal kaamera taga, okei. Et kui Jumal ei ole öelnud sulle, siis see tegelikult läheb kõik tühja. Sa võid kõik teha inimlikult õigesti, sa võid nii hästi ja halvasti püüda, pingutada, lõpuks kibestuda, et miks midagi ei juhtu. Aga kas Jumal on sulle öelnud seda? Kas sa oled astunud Jumala sõna peal välja? Ja kui sa tead, et sa oled, siis sa tead, et seal on tegelikult üks vili, sa ootad seda põnevusega. Ma toon ühe näite sellisest argielust. Jeesus, me näeme ka sõnas, väga palju jagas nagu selliseid tähendamissõnu, mis olid igapäevasest elust, et see toob nagu kõige parema pildi. Et kunagi minu isa ostis 2 ploomipuud ja meil ei olnud kunagi ploomi aias kasvanud ja ta tahtis, tal oli öeldud siis kuskil laadal, kus ta käis, et need ploomid vajavad nii-öelda tolmlemiseks teist ploomipuud kõrvale, et nad muidu ei kanna vilja, et peab olema 2 tükki.
ja kahjuks ei öeldud talle seda, et need kaks omavahel ei tolmle. Ja isa ei teadnud seda ja ta ostis need kaks ära ja ta nägi tohutult vaeva, sest see koht, kus meil aed on väga kehva pinnasega, sinna tuleb hästi palju mulda ja kõike muud nagu panna, et seal üldse midagi kasvaks normaalselt. Hästi savine maa on. Ja isa nägi umbes 20 aastat vaeva, et üks ploom sinna otsa tuleks. Ja mõnikord mõni üksik oli kuskil hästi kõrgel ja selle said ka linnud ära. Nii et ta mitte kunagi tegelikult ei näinudki, et need hakkaksid kandma ja ma sain alles pärast tema surma teada, et need omavahel ei sobi. Et ta oleks pidanud mingi teise sordi ostma, seal on omad sordid ploomipuudel, mis peavad siis kõrvuti olema, et nad kannaksid head saaki. Et kõik nagu ei sobi niimoodi. Ja ma üks päev mõtlesin selle peale, muidugi see ei puutu nüüd sellesse teemasse, aga paar nädalat enne seda, kui mu isa suri, siis see oli ainuke suvi, kus need ploomid järsku hakkasid nagu kandma. Ja nad olid täiesti täis, nii et mu isa nägi seda, et nad lõpuks hakkasid kandma. Ta ei jõudnud ise küll ära oodata seda valmimist, aga pärast seda ka ei kandnud enam ühtegi korda. Nii et enne ega pärast ja lõpuks ma saagin maha need ploomipuud, et selles mõttes, et istutasin hoopis teised puud sinna asemele. Nii et sa võid oma arust, ma usun, et siin on neid inimesi, kes tunnevad ära ennast tegelikult, et sa võid mingi asja nimel pingutada, sa püüad, sa teed kõik õigesti, sa proovid kogu aeg otsida võib-olla mingeid vigu endas, et kas ma olen midagi valesti teinud, et see asi ei toimi. Ja siis sa teed nagu ikkagi õigesti ja ikka see asi ei toimi ja lõpuks ongi nii, et inimene väsib või ta pettub või ta kibestub ja mõtleb, miks ei ole tulnud sellist läbimurret, nagu ma olen oodanud. Aga küsimus ongi see, kas sa oled ise näinud, et asjad peaksid sellises suunas minema või Jumal sulle konkreetselt sõna andnud, mille alusel sa pead neid samme hakkama astuma. Võib-olla sa teed küll kõik õigesti, aga tegelikult sa peaksid ootama, et Jumal ütleks sulle sõna ja siis on sul täiesti kordaminek, sellepärast et kui sa astud tema sõna peal välja mingis asjas, siis tuleb ka see saak, siis tuleb ka see vili, siis tuleb midagi, mis hakkab toimima reaalselt. Ja selleks, et see sõna kuulda, tuleb ennast täis juua tihtipeale. Ja ma räägin ka nüüd ühest, mõned seda teavad, seda lugu, aga võib-olla osad ei tea, minu ühest tohutult võimsast purju joomisest, kus oli, ega siis purju ei jooda sind Jumal lihtsalt sellepärast, et sul oleks lahe olla. See võib olla ka teinekord nii. Aga tavaliselt on sellel väga tõsine eesmärk, väga sügav eesmärk ja see peab tooma esile midagi, mis siis nii-öelda Jumal tahab sinu seest teha. Tavaliselt väiksemad sellised rüüpamised ja lonksud on selleks, et sind vabastada. Seletan ära, sest võib-olla mõni ei tea, kui Janno siin rääkis, et hakkame jooma, siis ma natuke seletan selle lahti võib-olla, et inimesed aru saaksid, kes võib-olla nii-öelda vaatan juba ühel on klaasis. Ei ole vist see, mida mina mõtlesin. Ja et sellised väiksemad rüüpamised on tavaliselt sellepärast, et tegelikult sind vabastada igasugustest erinevatest sidumistest, mis meil on ja mis meid tegelikult takistavad edasiminekul. Meil kõigil on sellised asju. Mis iganes need on meie lihas, siis see kuidagi nagu tõmbab tegelikult nii-öelda pinged maha, nii nagu ma võrdaksin isegi ka veini joomisega, et kui me võtame, meie ei võta, me oleme muidugi kõik täiskasvused siin, aga kui me võtame klaasi veini, näiteks unes, või eks ole, muidu me võta, näiteks unes võtta klaasi veini, siis tegelikult, mida see teeb sinuga? See võtab maha sul natuke pinged, see teeb sind julgemaks, see teeb sind jutukamaks, sa julged võib-olla rääkida asju, mida sa muidu ei räägi ja sa muutud avameelsemaks. Sa lähed nagu, sa nagu avaned tegelikult nendes asjades, millest sa muidu oled kinni, eks. Aga huvitav on see, et see ei ole niisama, et piiblis võrreldakse püha vaimuga täitumist alkoholiga. See ei ole juhuse. Sest seal on mingid sarnased elemendid täiesti olemas. Ta ütleb, et ärge joovastuge viinas, kus tuleb õnnetu elu, vaid saage teist püha vaimu. Et see huvitav võrdlus, eks ole, just kui see üks oleks nagu teise aseaine. Spirit ja spirt, eks ole, üsna sarnased sõnad ka tegelikult, kui võõrastes keeltes rääkida.
ja nüüd, kui me vaatame, et see alkohol teeb sellise nagu võib-olla lõdvema olemise ja rahustab pingeid ja niimoodi, noh, teeb nagu inimesed mina ei ole joonud, ärge arvage, et ma siin hakkasin lobisema sellise asjade pärast. Aga et äkki saate ära korrigeerida. Et ma lihtsalt tean täpselt, kus ma oma jutuga tahan nagu välja jõuda. Ja nüüd mina olen õnneks, mul on olnud õnneks väga palju kogemusi, kus ma olen olnud pühavaimust purjus, väga-väga purjus ja nii purjus, et inimesed enam ei saa aru, millest ma täpselt purjus olen. Sellepärast, et need sümptomid on olnud sellised väga ka välispidiselt nähtavad. Ja ma ei saanud nagu ka alguses aru, et miks seda üldse vaja on või ja küll, et noh, meid vabastatakse ja täidetakse ja nii edasi. Aga miks on vaja siin terve rahva ees nagu tola mängida või noh, tolaks jääda või, et sellest ma ei saa nagu aru. Ja siis ma jäin ise nii tolaks, et ma ei tea, kui paljud teist on selliseks tolaks üldse jäänud. Ja ma tahtsin natuke kui see jutuks läks, ma tahtsin sellest sündmusest jagada pisut näitena lihtsalt ja näidata ka, mis tegelikult Jumalal plaanis oli sellisega, et ta minust sellise täiesti suurejoonelise tola tegi terve rahva ees ühel korral. Ühesõnaga, me olime, nüüd kuulake hoolega, kuidas käib pühas vaimus joomine ja niimoodi, et sa ei saa ise enam hakkama selle asjaga ja mis tegelikult Jumala eesmärk oli. See Jumala eesmärk oli nii tõsine selle asjaga, et meil olid kunagi aastaid tagasi olid Saaremaal koosolekud 5 päeva järjest, kus meil oli selline oma nagu punt, kellega me käisime siis tegemas selliseid evangeelsemaid koosolekuid ja meil oli omavahel kokku lepitud sellises asjas, et iga õhtu on keegi, kes on juht, kes nagu juhib seda koosolekut. Igal õhtul on siis keegi, kes jagab sõna ja see juht otsustab siis, kes seda sõna jagab, iga õhtul on erinev juht. Ja meil oli siis kokkulepe, aga et kui püha vaim tuleb ja tahab oma suunas hakata asju ajama, siis meie kõik allume talle. Et meie ei hoia kinni mingitest reeglitest või mingitest nimekirjadest, mis me oleme kavasse pannud, et kui me tunneme, et püha vaim tahab kuskil mujal suunas nagu ajada meid või suunata, et siis me kindlasti nagu allume sellele ja me ei hakka nii-öelda oma sellist vägisi punnitama midagi, mis tegelikult ei ole nagu võib-olla Jumala vaimu juhtimise all sellel hetkel. Ja Jumal lasi meil täpselt need 4 koosolekut ära teha, nii et midagi väga hullu ei juhtunud. Kõik toimis hästi, erinevad inimesed kõnelesid, erinevad inimesed juhtisid. Ja siis viimane õhtu, või oli see veel viimane, ma ei mäleta enam, juhtus siis selline asi, et meil oli koosolek Kuressaares ühes kirikus. See oli vist Sioni, on seal Sioni kirik, jah? Sioni kirikus. Ja selle õhtu juht pidi olema keegi Allan Kroll ja jutlustaja pidi olema siis keegi teine ja minul oli vaba õhtu, et mina ei pidanud üldse midagi tegema, et ei juhtima ega jutlustama, ega mul oli täitsa nii-öelda selline, kus mina üldse ei räägi ega kõnele ja vastavalt sellele ma siis ka lõin ennast lille, sest ma mõtlesin, et ma saan rahulikult publik olla, sättisin endale kirjud kõik riided selga ja olin selline nii-öelda vaba päeva inimene. Ja järsku tuleb ülistuse ajal, Silver Koit tegi ülistust, tuli Allan Kroll minu juurde ja sosistas vaikselt, et kuule, et ma tahan jagada täna sellisel tõsisel teemal nagu igavik. Et sinu tunnistus on ka selline igaviku piiril, et äkki sa tuled ja räägid 10 minutit. Oma hästi lühikese versiooni oma tunnistust. Ma ei olnud seda ka arvestanud, aga mis ikka siis oma tunnistust 10 minutit rääkida on. Et tule räägi see ära ennem, kui ma hakkan rääkima. Et ta pidi vist ise jutlustama ka see õhtu. Ja ma ütlesin, okei siis. Ja siis ta vaatas mulle otsa, ütles, et
aga kui Jumal midagi muud sulle nagu ütleb, et siis sa võid nagu järgida seda, et ega sa ei pea siis nüüd hoidma sellest 10 minutis ka kinni päris. Ma ütlesin, okei, ega ma ei usu, et midagi Jumal väga ütleb siin praegu. Et sul kui Allan Krolli jutus on välja kuulutatud, mis mina siin ikka nii väga siin ärplen. Ja läksin siis sinna lavale. Saal oli puupüsti täis. Ma ei tea, kui palju seal inimesi mahutab, aga seal oli nii, et inimesed seisid taga püsti, sest me olime juba 4 päeva seal tuuritanud ringi ja olid head koosolekud olnud. Ja reklaam oli nii-öelda hea olnud juba ja väga palju rahvast oli, tohutult palju rahvast. Aga esimesed, ma ei tea, 10 rida või palju seal üldse kohta, ma ei mäleta, ma ei rohkem käinud seal koguduses, kes mind sinna lasekski. Et selles mõttes oli täis sellised väga konservatiivseid kristlasi, ma ei tea, mis konfessioonist nad võisid olla, võib-olla kohalikud või ma ei tea, ma ei hakka seda ütlema praegu, ma ei teagi. Aga nad olid väga konservatiivsed. Ja eriti selline kirjute sulgedega naisterahvas nagu mina ei olnud võib-olla väga selline vastuvõetav sel hetkel. Ma nägin nende nägudest, et nad ei olnud vaimustatud, et mina Allan Krolli asemel siin ette järsku läksin. Läksin siin ette ja võtsin mikrofoni, kõrval oli mul hästi kallis, ma ei tea, selle Silveri bändi süntesaator. Ja võtsin mikrofoni ja järsku tunnen, et jalad hakkavad ära kadumalt. Ja mõtlesin, et täitsa lõpp on ju, et nad on niigi juba siin kõhevel, et mingisugune Mimmi ronib sinna lavale, aga juu täis ka tundub, sest meil oli selline huvitav reklaam, Janek Pallase mõtles sellise reklaami välja, et endine elumees, endine löömamees, endine joodik, endine sensitiiv, see olin siis mina, ja endine naistemees, ma ei tea, kes see veel oli, aga selles mõttes, et ta oli, meil suured plakatid olid Kuressaare linnas. Ja nüüd tuleb, kui keegi ei öelnud, kes on endine joodik, kes on endine naistemees, ja nüüd läheb üks, hakkab seal, eks. Et on küll endine kirjas, ei ole veel kaineks saanud päris, eks ole. Ei ole veel päris nagu meelt parandanud on ju. Et see selline tunne oli, eks ole. Sest tegelikult see endine joodik oli Silver ise, eks ole. Aga meil ei olnud ju nimesi taga, kes on, eks ole. Narkomaan oli ka veel, ma ei tea, kes see oli Ülo Niinemäe õigus. Ja vabandust, kui nüüd keegi kuulab, aga see nii oli jah. See oli plakat, ega mina seda kirjutan. Ja tunnen seal ees, et hakkab kiskuma kiiva. Et kuidagi selline väga pehme olemine hakkab nagu peale. Kergelt niimoodi hakkavad põlved jõnksuma ja siis kõik on haudvaikus. Ega teie naeratasin, aga nemad ei naernud. Nad olid surmtõsised ja kulm läks juba kortsu, et mis sealt hakkab siis nüüd tulema, eks ole. Ja võtsin mikrofoni, avan suu, ühtse sõna välja tule. Täitsa nagu tola. Nagu olete näinud, kui kala on kuival, eks ole. Ta ei saa hingata ka niimoodi teeb. Täpselt mina tegin niimoodi. Ühtegi sõna välja ees kuule. ja vaatan, et Kroll niimoodi vaikselt, esimeses reas näitab mulle, et hakka rääkima, et kaua sa siin maigutad suud, et me järjest läks ära, kuidas sa päästetud said. Et kuidagi nagu julgustab mind niimoodi ja siis üks vend hakkas näost punaseks minema, vaatasin, see ärritus ilmselt on ju. Ja ei saa. Ja võts järsku tunnen, hakkab siin nagu kõdistama kõik. Selline hakkab naer tulema ülesse poole niimoodi. Siis ma mõtlesin, jumal, et kas ei oleks võimalik mul maa alla vajuda. Sellepärast, et esiteks, nad on konservatiivsed kristlased, kes on lubanud, avanud oma koguduse ukse ja neile ei meeldi sellised asjad. Nad on avanud oma koguduse uksed ja nüüd järsku on nagu Allan Kroll välja reklaamitud ja siis läheb mingisugune kirevate sulgedega Mimmi sinna ja ei räägi ka midagi. On täitsa vait, eks ole. Ja mul kõigub ja mul hakkab siit niimoodi kruttima. Ja kui see niimoodi kruttis mul, hakkas ülespoole, siis ma hakkasin naerma kõigepealt, vaikselt. Ma püüdsin ennast valitseda. Ma tundsin, ma kohe kukun selle süntesaatori puruks, sest ma üldse ei kannatanud enam seismist. Ja lõpuks ma sain sõna suust välja, ma palvetsin nii tõsiselt, et ma ütlesin, jumal, ära jäta mind häbisse. Ma nii juua täis, et ma kukun kohe kokku. Aga ma ei saa aru, miks sa seda teed. Et miks ma siis üldse siia tulin, kui sa ei lase mul rääkida. Tahaks rääkida ei saa, kõnevõime on kadunud. Ja siis ma sain ühe lause öelda lõpuks. Naeruga segamini ja keel pehme. Ma ütlesin, mul on nii hea meel, et ma olen kristlane. Halleluuja! Mul on nii hea meel, et ma olen kristlane. Rohkem mitte midagi saa öelda. Ikka ei saa rääkida.
ja siis ma vaatasin vennad, kes olid alguses seal karmid olnud, need hakkasid aru saama, et see ei ole nagu näitemäng, et ma olengi nii uuetäis, et ma ei saa mitte midagi rääkida. Ja Silvia näitas selle sündi poole, et mine sealt eemale vähemalt, et ära sinna poole kuku, et noh, ikka veel maised asjad mõlkusid meeles, eks ole, et mine teisele poole, et seal on nagu ohutum. Ja kuidas see asi lõppes? Mul lasti veel tükk aega seal mängida sellist tola ja siis järsku Kaine täiesti plaks. Ja mitte Kaine, vaid vähemalt kõnevõime tähendab, tuli tagasi ja hakkas tulema prohveteering selle kogudusele. See oli nii tõsine prohveteering. Ma ei mäleta isegi, mis see kõik oli ja ma ei hakka seda siin kordama, aga see viimane lause oli see, et kui teie ei pane evangeeliumi oma elus kõige esimesele kohale, siis ma tulen ja puhun ära teie küünlajala. Ma võtan ära täiesti oma ligiolu sellest kogudusest, kui te ei pane esikohale seda, mida mina tegelikult tahan, kui te ei võta aega, et otsida mind, kuulata minu käest asju ja teha asju nii, nagu mina tegelikult tahan. Ja ma ütlen ausalt, et isegi ma arvan, kastist viinast ei oleks aidanud, et sellist sõnumit nendele konservatiivsetele kristlastele edastada. Sa ennem lähed minema sealt, kui sa julged sellist sõnumit öelda. Ja selleks oli vaja mind niimoodi juua täis teha, et mul kaoks ära kõik hirm, inimeste kartus, see, mis keegi minust arvab, et see kõik kaoks ära ja ma saaksin välja öelda selle asja. Ja ma mõtlesin, et huvitav, kus uksest mind nüüd välja aetakse, kui ma olin selle sõnumi ära öelnud. Aga tegelikult tuli Allan lavale ja ütles, et mina täna üldse ei jutlusta. Nüüd hakkame palvetama ja läheme edasi selles suunas, mis Jumal on kätte juhatanud. Nii et meie selline kokkulepe pandi ka nagu selles mõttes proovile, et Jumal võttis täiesti selle asja üle ja ma ei mäleta, mina läksin 12:30 magama, koosolek hakkas vist kell 5, aga teised jäid sinna veel palvetama, et mina ei jaksanud enam, et see oli selline koosolek, kus tõesti enamus inimesi olid Jumala vaimu täis, püha vaimuga said ristitud, tervendatud, igast muud asjad, et see oli nii auline koosolek, et mina ei ole ennem ka pärast seda Eestimaal näinud mitte ühtegi korda sellist asja, mis seal toimus, ei ühegi väliskülalise koosolekul, ei oma inimeste koosolekul, see oli lihtsalt niivõrd Jumala juhitud ja Jumala ligioluga koosolek, mis nagu jäi aastateks veel meelde. Nii et esimene pool oli tõesti minu jaoks ei olnud üldse lõpus. Kui sa oled niimoodi selliste inimeste ees, kes ei ole harjunud sellise asjaga, siis see on kõike muud kui lõbus. Aga ma sain ka aru, et tegelikult Jumal tahab midagi teha. Ja ta ei saa teha, kui me oleme selles nii-öelda lihakrambis või me järgime oma nii-öelda selliseid emotsioone, arusaamasi, ettekujutusi sellest, kuidas Jumala riik peaks välja üldse nägema. Et see on üks ohtlikumaid asju, kui meil on endal mingi arusaam, kuidas Jumal tuleb, kuidas Jumal tahab su palvetele vastata, kuidas ta tahab kuidagi juhtida. Et see on meie arvamus sellest. Aga tegelikult Jumala plaan on see, et sõua sügavale kohale. Tema sõna, üks lause tema käest ja sa saad selle vastuse tegelikult, mida sa oled otsinud võib-olla aastaid, aga me ei võta selleks aega tihti peale. Me arvame ikka, et kui me sõuame ja võrgud on parandatud ja meeskond on tore ja ilm on ilus, et küll me saame siis ikkagi asjad kätte. Aga tegelikult võib juhtuda, et me sõtkume tühja tuult ja vaja on ainult väga vähest küsida seda, mida Jumala sõna nagu ütleb. Ja kui me oleme rääkinud siin prohveteeringutest, prohvetitest, siis prohvet on keegi, kes on kellegi sõnumi kandja. Meie arvame alati nagu, et olid ainult nagu, ütleme, et Jumala prohvetid, aga näiteks on Vanas Testamendis ka üks kirjakoht, kui Mooses ütles Jumalalt, ta on kehv kõnemees, et ta ei oska rääkida, siis Jumal ütles, et hästi, sina oled nagu minu oma, aga Aaron olgu sinu prohvet. Et tegelikult Mooses rääkis Aaronile ja Aaron rääkis rahvale. Nii et see oli küll selles mõttes nagu Jumala kaudu, eks, aga iseenesest oli see nimetus ka prohvet, et sa oled Mooses ja prohvet, sest Mooses ütleb sulle.
ja sina ütled rahvale, et kontrollige see kirjakoht üle, kui te mind ei usu. Et see on tegelikult huvitav, et see ei ole alati, et Jumal ütles. Ja Vanas Testamendis me näeme ka, et olid Baali prohvetid, kes said Baali käest, kes said kuradi käest sõnumi, kes olid valed prohvetid, eks ole, kes olid nii-öelda ebajumalate prohvetid. Et igasugused erinevaid häälekandjad on läinud maailma. Ta ütleb, et valeprohvetid tuleb eriti lõpu ajal väga palju ja vale Kristuseid, eks ole, kes ütlevad, et nad on Kristus, kes ütlevad, et nad on prohvetid, aga tegelikult nad ei ole. Seal ongi ainult seda vaja, et sul on Jumala sõna, sul on kontakt otse Jeesusega, et tema ütleb sulle, tema juhib sind, tema näitab sulle, kuidas asjad peavad käima. Et sa ei püüa ise teha ise tehtud Jumala riiki, et sa ei püüa nagu ehitada midagi ise, vaid sa ootad, mis on see, et need võrgud ei rebeneks või tähendab, et need võrgud nii-öelda ei jääks tühjaks, vaid rebeneks kalade mõju all ja suure saagi mõju all. Selleks me peame astuma tema sõna peale välja. Me ei saagi teistmoodi ja me ei saa tema sõna kuulda, kui me ei ole püha vaimu kaudu temaga osaduses. Nii et see joomine on äärmiselt, ma ütleksin niimoodi, et kindlasti ei tohi ise hakata seda esile kutsuma, eks ole. Et ma olen näinud, mul oli sellest pühavaimu juhtimisest ja prohvetlusest olid mitmed punktid, kus, mis ma usun, ka Jumal kunagi nagu näitas konkreetselt, et number 1, ära kunagi oota seda, mis oli eile. See nagu, ma usun, ma panin need kirja kunagi, mis Jumal nagu rõhutas. Et ära kunagi oota seda, mis oli eile. Et Jumal teeb täpselt täna niimoodi, nagu tema tahab täna teha. Et me ei pea vaatama kunagi, kuidas ta tegi 100 aastat tagasi, kuidas ta tegi 50 aastat tagasi, kuidas ta kuskil liikus. Me peame ootama teda täna, seda värsket leiba, seda värsket veini tema käest otse. Just täpselt seda, mis tema tahab täna teha, mis tema tahab sinu jaoks täna teha, mis tema tahab sinu jaoks teha. Me peame seda ootama, mida ta tahab Eestimaa jaoks teha, mida ta tahab maailma jaoks teha. Et siin ei ole olemas nagu copy-paste'i. Ma mäletan, kuidas kunagi üks noorem pastor koguduses tahtis, et Eestimaa peab tulema ärkamine. Me kõik tahame, et Eestimaa tuleb ärkamine. Me tahame näha, et meie sugulased tuttavad tuleb päästmise. Me tahame seda, eks ole, on ju. Me tahame, ei taha või? Tahame küll, eks ole, on ju, nii. Ja tema tahtis ka. Ja siis ta oli kuskilt lugenud, et tuleb teha pikk rida küsimusi Jumala kohta ja panna postkasti inimestele. Ja anda aadress, kuhu tuleb need vastused saata. Et niimoodi hästi paljud tulevad Jumala juurde, eks ole. Ja järgmised 2 nädalat siis terve see kollektiiv oli nii-öelda hõivatud siis sellega, et neid küsimusi ja kopeerida need paberid ja postkastidesse panna. Ja mulle siis pakuti ka terve hunniku neid ja ma ütlesin, ma ei pane ühtegi. Miks sa ei pane? Ma ütlesin, ma tunnen, et see ei ole Jumalast. Et las need panevad, kes tunnen, ma tundsin, see ei ole nagu see, mida Jumal nagu tahab teha. Et see ei ole see võti Eestimaa jaoks. See toimis kuskil mujal aastaid tagasi ja see oli väga hästi nagu läks läbi. Aga see ei ole, et me kopeerime kellegi pealt. Ja ma ei võtnudki neid asju ja teised võtsid ja minu teada ei tulnud mitte ühtegi vastust nendele kirjadele. Seal oli sadu, neid pandi postkastidesse, eks ole. Mitte, et ma seda kritiseeriks, ärge saage valesti aru. Ma lihtsalt tundsin oma sees tühjust. Ma tundsin, et Jumal ütles, see ei ole see praegu, mida mina tahan teha. Et mina tahan hoopis teistmoodi, ma tahan teha uut moodi asju. Mul on iga põlvkonna jaoks nii-öelda omad prohvetid, omad õpetajad, omad karjased. Et me ei pea nagu kopeerima teiste inimeste pealt. Me peame otsima ja saama kätte selle, mida Jumal täna tahab ja minema ja astuma selles välja. Ja selles mõttes nagu see oli nagu see number 1 asi, et ära kunagi kopeeri, ära vaata. Meil on hea lugeda raamatuid ja mul on ka olnud läbi aegade suuri eeskujusi vaimulikke, ütleme, õpetajaid ja jutlustajad, keda mina olen lugenud võib-olla rohkem ja kuulanud kui teisi, kes on olnud minu jaoks eeskujud, keda mina olen nagu, aga ma ei hakka iiagi kopeerima neid, sest ma tean, et need on ka inimesed lihtsalt. Ja nemad on oma jooksuraja peal, nemad jooksevad seda jooksurada, mis on neile antud joosta. Aga meie peame jooksma selle jooksuraja peal, mis on antud meile joosta. Ja me saame seda joosta ainult siis, kui me kuuleme Jumala käest, kui Jumal ütleb meile, mida meie peame oma eluga peale hakkama, kuidas tema tahab. Kui meie seda ei kuule tema käest, siis need ongi see, et me lihtsalt läheme, me näeme vaeva, nagu minu isa nende ploomipuudega ja lõpuks seal vilja ei ole.
et see ploomipuude asi kuidagi tuletati mulle meelde, kuigi isa on surnud juba varsti peaaegu 20 aastat, aga see tuli järsku meelde, kui ma hakkasin nagu siia üks päev tulema siia reedel ja ütles, et vaata, et te võite nagu ükskõik mida pingutada, aga on vaja asju teha reeglite kohaselt, on vaja asju teha õigesti. Ja see, kui meile tunduvad asjad õigesti, see ei pruugi tähendada, et Jumal on täpselt niimoodi need asjad korraldanud ja Jumala jaoks on need asjad õigesti. Ja number 2 moment on see, et kõik tuleb alati läbi katsuda, mitte joosta ainult nimede järgi ja mõelda, et kui see mees tuleb, et siis sealt tuleb ainult puhas kuld, on ju. Ei ole nii. Me ei tohi vaadata jällegi selle peal, mis oli eile. Me peame alati katsuma täna läbi. Ükskõik, mis on sõnum, mis on inimene, et eile ta oli võib-olla väga kasutatud Jumala poolt, aga täna ta laseb nagu inertsist edasi. Sellised asju on väga palju nagu juhtunud, saate aru, mis ma mõtlen. Et me vaatame, et ta oli kunagi hästi, aga võib-olla ta täna ei ole enam. Ta täna ei ole ja siis ta läheb nagu sellest inertsist, sellest läheb veel väga tükk aega muidu edasi, sellest inertsist. Sa pead täna saama värsket leiba, sa pead täna saama värsket veini, just nimelt seda, mida Jumal tahab täna anda. Ja sellepärast on nagu hästi oluline, et me ei karda ka neid püha vaimu ilminguid. Ma tean, et on väga palju kogudusi, kes tohutult kardavad, sellepärast, et äkki saame midagi valet. Kas on meil kuskil öeldud piiblis, et me peame kartma püha vaimu ilminguid? Meil on öeldud piiblis, me peame õppima läbi katsuma neid asju. Me peame läbi katsuma õppima. See on erinev asi täiesti, kui hirm saada midagi valet. Need on täiesti erinevad asjad. Võistate? Ma tean selliseid asju, kus inimesed ei julge üldse ka pühavaimu, ütleme, mingid ilmingud on kuskil, seal nagu Janno rääkis, naeravad või kes nutavad, eks. Ma käisin just seal Soomes üks eestlane kutsus mind, et tule vaata, et meil on ärkamine siin koolis, see oli üks kool, täiskasvanute kool, ja et meil on ärkamine siin. Et tule vaata, et me pärast tunde, meil on väiksed koosolekud ja me tunnistame ja inimesed siin saavad Jumala vaimu täis ja saavad puudutatud Jumala poolt. Ja ma muidugi tulen, ma tahan ka näha. Et läksin ja siis läks üks mees siin ette siuke karmi olemisega ja hakkas lahinal nutma äkki. Ja siis see naisterahvas, kellega ma läksin sinna, see müksab mind, ütleb, kuule, see elu sees ei nuta see mees, see peab Jumal nüüd olema, eks ole. See mees hakkas nutma seal ees on ja nutab ja siis hakkas, Jumal puudutas ja siis kõik teised ka hakkasid nutma. Ja mina järsku tunnen, tohutu naer hakkab mu sees tulema jälle. Ma mõtlesin, nii, jälle ma olen omadega purgis, sellepärast, et kõik on meeleparanduse vaimsus, eks ju, ja mul on selline rõõm sees, et ma ei tea, kus ma tahaks hüpata, et hakkaks tantsima lausa, selline rõõm on sees. Ja ma sain aru, et Jumal liigubki erinevalt, et me ei saa, ma püüdsin äkki, mul nutt kuidagi tuleks, aga ei tule, sellepärast, et ma tahtsin teistega ühtemoodi olla, aga naer hakkas hoopis tulema. Ja võt selles ongi asi, et kui me nagu püüame kuidagi moodi olla teistega ühtemoodi või minna teistega ühes suunas, siis jällegi me kurvastame püha vaimu, me jällegi nii-öelda võtame ära selle originaali, mida Jumal tahab meile tegelikult anda, eks ole. Nii et lõpuks oligi, mul oli õnneks üleriided olid kaasas, ma tõmbasin üle pea ja vajusin niimoodi maha, et keegi näeks mind ja naersin oma ette seal. Kuni ma lõpuks kuulsin, et üks teine hakkas ka naerma, siis mul siuke kergendus, et lõpuks keegi ongi minu moodi, et me saame nagu ühes koos edasi minna, eks ole. Nii et selliseid asju ei maksa karta, aga ma tean kahjuks tohutult palju selliseid osadusi või kogudusi, ma ei hakka isegi ütlema, sest ma ei taha sildistada, kus püütakse esile ise kutsuda neid asju. See on minu arust nagu kohutavalt suur punane tuli minu jaoks, kui keegi tahab lükata sind pikali, kus ise ei kuku, aga siis teeme vaikselt, ma tean, et head võtted ise õpetas kunagi, kui sa tagant niimoodi vaid jalaga ja siis lükkad, siis kohe pikali maas. Absoluutselt ei saa inimene püsti jääda selle võttega, see oli enesekaitsevõte tegelikult. Kui keegi nagu ligi tikub, siis tuleb niimoodi, ma hakkasin praegu näitan pärast poole, ega kõiki saladusi ei saa ka avalikuks teha, aga kergelt tõukad, inimene nagu kirjamark pikali. Ja minu jaoks nagu see on
see on nagu just nimelt see, mis ma ütlesin, et me ei tohi teha nagu eile. Et kui eile näiteks olid sinu koosolekul kõik pikali maas püha vaimu ja täna ei ole Jumalal mitte midagi sellist plaanis, ta tahab hoopis muid asju teha, siis ära mine hakka ise lükkama neid igaks juhuks, sest muidu sa mõtled, sa ei ole piisavalt vaimulik, kui see ei kuku. Kas te saate aru, mis ma räägin? Kindlasti on selliseid juhtumeid, kus sa mõtled, et kui mina nüüd ei värise või tudise, siis ma ei ole piisavalt vaimulik. Siis teised kõik tudisevad ja värisevad ja kukuvad ja kuidas mina üksi nagu torn seisnud püsti seal. Mitte midagi minuga ei juhtu. Aga võib-olla Jumal tahab sinuga midagi muud teha hoopis. Võib-olla Jumal tahab sind hoopis teistmoodi juhtida. Nii et selles mõttes on see tohutult oluline, et me ei vaata selle peale, mis oli eile. Me ei vaata selle peale, et me saaksime midagi kopeerida, aga samas me ka ei karda. Hirm ei ole piibellik, hirm on usu vastand, hirm võtab ära sinult usu. Ja kui meie kardame, et äkki tuleb midagi valet, siis see on ju hirm, mis meid kontrollib tegelikult. Meid on õpetatud läbi katsuma, meil on kästud kõik asjad läbi katsuda. Nii see sõnum, mis tuleb sinu sisse, nii see sõnum, mis tuleb Janno sisse, nii see sõnum, mis tuleb kellegi teise sisse. Me peame õppima neid läbi katsuma, aga mitte kartma. Kui me kardame, siis see kurvastab püha vaimu ja need asjad ei tulegi. Nii et siin on nagu ka üks selline hästi oluline. Ja mis on nagu järgmine moment, mis ka nagu ma kunagi üles kirjutasin hästi, Jumal on sinna juurde lisanud asju, on see, et ütleme, see puudutab eriti neid inimesi, kes ise teenivad. Ja kui sa lähed ja teenid teisi inimesi ja Jumal on kasutanud näiteks sind ennem prohvetlikus kõnes või pühavaimu andides on mingid asjad olnud. Ja nüüd sa lähed ja mitte midagi ei tule. 100 inimest ootab kõik. Ei tule. See võib olla sulle test. Kas sa oled sõnakuulelik? Kas sa hakkad oma lihas kaasa aitama, et tuleks lõpuks ometi üks Iismael, või sa oled ja allud sellele, et Jumal midagi hetkel ei ütlegi. Jumal ei hakkagi hetkel rääkima. Jumal ei anna ühtegi profeteeringut. Jumal ei anna mitte midagi. Nagu sa võib-olla ennem ütlesid, see võib olla ka alandus, aga sellega harjub ära ausalt öeldes, sest alandust on nagunii kogu aeg hästi palju. Et me ei hakkaks ise ponnistama. Et näiteks, kuidas matkivad kõike seda järgi sensitiivid. Nemad kunagi ütlevad, et mul ei tule midagi, eks ju. Nemad siis, kui ei tule, siis nad aitavad ise kaasa, et midagi tuleks, eks ole. Ja ma näen kahjuks, et väga paljud ka kristlased tegelikult püüavad aidata kaasa, kui seda ise ei tule, eks ole. Ja see on tohutult ohtlik, sest kui sa oled vaimust tundlik, siis sa koged inimeste ootust. Sa koged, et see inimene ootab tegelikult, et sa annad talle mingisuguse sõna või sa koged seda ootust. Ja siis hakkab sul piinlik, kuidas sa siis ei anna. Teine inimene ootab. Küsid, Jumal anna sõna, Jumal ei anna sõna, eks ole. Inimene ikka ootab ära, ei lähe. Mis sa teed siis? Siis mõtled, et võiks ise ka võib-olla natukene, eks ole. See on kohutavalt ohtlik asi. Kui Jumal ei anna sõna, siis ütle see välja, kui keegi isegi peaks küsima või ole lihtsalt vaita. Seal on vaja väga tundlikkust ja allumist sellele, mida sa siis tunnetad. Saate aru? Ja selles mõttes ka nüüd, kui sa oled vastuvõtja rollis ja lähed ise, siis ära pane ootusi kunagi inimese peale. Kui Jumal tahab sulle midagi anda, kui tal on sulle sõna, siis tema valib kellegi, et anda see sõnum edasi kellegi kaudu ja kasutab sind, eks ole, kui tema tahab kasutada, aga kui ta ei anna sulle sõna, siis ise ei ole vaja. Need on päriselt tõsised asjad. Ma olen näinud nii palju selliseid koosolekuid, kus on profeteerimiste järjekorrad, tervendamise järjekorrad, kõik need järjekorrad. Minu jaoks on see ka natuke kummaline, sest ma ei tea, kus mina tean, et Jumal tahab kõikidele profeteerida, kes järjekorras on. Võib-olla ta ei taha anda mulle sõnumid iga ühe jaoks. Inimene tuleb, seisab pika järjekorra üle, leibakott kaasas ja ei saagi profeteeringut, eks ole. Kuidas ta nagu, see ei ole ka õige nagu, eks ole. Et selles mõttes alati tuleb olla paindlik Jumalale, mida tema täpselt juhib sind tegema. Et me ei tohi nagu selles mõttes minna nendesse lõksudesse, et oodata, kopeerida, vaadata, vaid alati oodata seda värsket leiba, seda värsket, nagu ma olen seda näidet ennem ka kasutanud.
kus ma räägin iseenda pealt, kus ma läksin kunagi ühte kogudusse teenima, kus ma polnud kunagi varem käinud ja oli väga hea nagu koosolek ja oli rahvas koos ja vot seal ma kogesin ise. Ma räägin alati seda, mis ma ise olen kogenud, ega ma ei räägi raamatust tarkust. Jumal andis mulle kogeda, et need inimesed ootavad just nimelt seda, et ma olen tundlik ja hakkan nendele sõnumid andma ja palvetama ja kõik profeteerima neile. Ma tundsin seda, et nad seda ootavad. See oli nii tugevalt, et neid ei huvitanud isegi see jutt, mis ma räägin, vaid nad ootasid juba, millal nad sõna saavad. Ja ma ütlesin, Jumal, mis ma teen? Jumal ütles, et sina täna üldse ei räägi. Sina ei palvetada. Ma rääkisin oma jutu ära, et sina üldse ei palvetada täna. Mitte ühegi inimest ma ei luba sul palvetada, mitte kellegi eest. Kuid ette, sa oled sõitnud maha 150 kilomeetrit, teised on sulle tulnud kohale, sellepärast, et tuleb mingisugune endine tuuslar, eks ole, kellel on võib-olla mingi tunnetus jutu järgi ja järsku Jumal ütleb, sa üldse mitte kellegist ei palvetada. Et palvetab selle koguduse pastor. Et tema palvetab. Kõik, mis ma tahan anda, ma annan talle. Ja sina lähed mängid klaverit hoopis mulle. Miks mitte? Paar lugu ikka oskan. Läksin, siis mängisin, aga ma ütlesin, kõige hullem oli seda, Jumala käest oli väga lihtne seda vastu võtta, sest klaverit mängida on palju lihtsam kui palvetada ja profeteerida. Aga kuidas sa selle pastorile ütled? Tema ju tahab nii väga, et sina teenid, eks ju. Ja siis ma ütlesin talle, Jumal ütles, et sina palvetad inimeste eest, selle koguse pastorile. Et Jumal tahab sind kasutada, Jumal ei luba mul palvetada kellegi eest. Ma olen klaverit mängima, kui vaja, lähen kööki nõusi pesema, mis iganes ma teen, aga mina siia ette ei tule. Ja mina hakkasin klaverit mängima ja ma ei jõudnud klaverit mängima hakata, kui pastor ka eesotsas, kõik kukkusid pikali, nii püha vaimu täis ja pastor loomas nende vahel ringi ja võib-olla väikse liialdusega ja palvetas ja pani käsi peale oma kogudusele ja külalistele ja väga suur võidmine oli ja profeteeris neile ja Jumal kasutas nii võimsalt. See naisterahvas oli see pastor. Mees ma ei oleks jagu saanud, aga naisterahvas sai nagu kuidagi hakkama ja naispastor on see ja ta oli niivõrd ja tuld täis, et ega nad ei pannud aru, näinudki, kui ma vaikselt minema läksin lõpuks seal klaveri tagant ja hiilisin üldse minema, sõitsin koju. Et selles mõttes nagu, see oli nii hea koosolek. Aga jällegi, inimesed tahtsid vaadata nagu selle inimese peale, keda nad ootasid. Aga Jumal ei luba seda. Jumal ei luba seda ja sellised asjad nõuavad sõnakuulelikkust. Sellised asjad nõuavad allumist sellele, mis Jumal ütleb. Ja mind ka kunagi väga puudutas, kui John Bever rääkis Rootsis sellest samast asjast, et kuidas temale anti meeleparandussõnum öelda pastorite konverentsil ja teised ootasid kõik, et hakkaks haigete pärast palvetama, sest tegelikult ta oli eelmistel kordadel väga palju imesi näinud, kui nad palvetasid haigete pärast ja ta allus sellele, mida inimesed ootasid ja hakkas palvetama haigete pärast, haiged terveks ei saanud, püha vaim lähkus sealt koguduse majast ja kui ta lõpuks lennukiga koju sõitis, siis terve aeg ainult parandas meelt ja nutis Jumala ees, sest Jumal ütles talle, et siin oli mitu inimest saalis, kellele see viimaseks kutseks. Et ma tahtsin, et nad tuleks meelt parandama, nad peavad meelt parandama, nad lähevad põrgusse muidu. Aga sina ei andnud edasi seda meeleparandussõnumit, sina tahtsid eelmise koosoleku loorberite nii-öelda, ärgin oma sõnadega praegu, ehtida ja läksid selle joonega, mis on populaarne. Vaadake, tervenemine, profeteeringud ja kukkumised on alati populaarne. See on lahe. Aga meeleparandus, see pole üldse lahe. Sa pead oma elu hakkama korrigeerima, sa pead hakkama Jumala ees ennast kordama, see pole üldse lahe, eks ole. Nii et see ka, kuidas John Bever tookord nagu rääkis, kui ta jõudis see jutuga lõpule, siis tuli selline Jumala ligiolu, tuli saali. Ma üldse esimest korda teda kuulasin siis, selline Jumala ligiolu tuli saali, et selline tunne, et Jumal ongi siin kohal praegu ja ilmselt oligi, eks ole. Et tegelikult me peame aru saama, et kui meie oleme Jumala tööriistad, me oleme need saviastjad, keda tema vormib, täpselt nii, nagu tema tahab, nagu tema soovib, siis meil peab olema temaga otseühendus.
Me ei jõua mitte kuskile, kui me ei kuule seda sõna suua sügavale kohale. Me ei jõua mitte kuskile. Me jäämegi võib-olla käima mingeid ringe või me peame saama Jeesusega läbi püha vaimu tõsise kontakti. Selles mõttes mitte kontakti lihtsalt, vaid me peame temaga olema suhtes. Et meie suhe temaga kasvab päev-päevalt. Et kui sa oled noor kristlane, sa oled alles tulnud Jumala juurde, siis on igasugused reegleid ja käske ja korraldusi niivõrd palju, mida me kõik peame järgima, eks ole. Mina läksin esimest korda kirikusse umbes 30 aastat tagasi, panin kõige paremad riided selga, mis mul üldse olid kapis võtta, kõik kõrvarõngad, asjad, värgid, värvisin ära ennast ja mõtlesin, ma lähen ikkagi pühakotta, et Jumalale rohkem meeldib ka, kui inimesed on ilusad. Ja lähen sinna ja siis hakkasid need koosolekud peale ja siis ma hakkasin järjest neid riideid mitte ära võtma sellest, vaid see ärge valesti aru saage, vaid ma sain nagu ühel hetkel aru, et need ei ole prioriteedid, eks ole, et prioriteet on midagi muud ja minu riided, muidugi sellega võimalik teise kraavi minna, läksid ka kogu aeg ainult hallimaks ja mustemaks ja vanemaks ja koledamaks ja nii edasi, kuni ma lõpuks aru sain, et Jumal on vist nagu teises kraavis oma suure pühadusega. Aga miks ma seda nagu näidet toon? Just sellepärast, et Jumal tõi mind sellest asjast ka välja, ma loodan, et ma jälle kuskil kraavis ei ole, aga et just sellepärast, et me tahame oma lihaga nii väga kaasa aidata kogu aeg selle pühadusele. Jah, võib küll kõrvalõngad ikka olla, ma arvan veel, ma ei ole ilmutust saanud, et ei või. Nii, et selles mõttes, saate aru, ma mõtlen, et me tahame, meil on kalduvus inimestena kogu aeg kaasa aidata, meil on kogu aeg kalduvus oma lihas ehitada Jumala kuningriiki selliselt, nagu meie seda ette kujutama vastavas arenguetapis. Aga kõik see on jama, ma ütlen. Olgu sul väike arenguetapp või suur arenguetapp, see kõik põleb ära ühel päeval. Mäletate, ma rääkisin teile unenäost, mis Jumal andis mulle Norras, kuidas kõik ehitasid majad oma, kas ei saa kuskil haked lahti teha, enne kui ma ära lämbun. Okei, et ehitasid majad oma kalmudele, oma perekonna kalmudele, oma hauaplatsidele. Ja tuli ja kõik põles tuhaks, mis siin oli ehitatud. Kõik põles tuhaks, kõik varises nagu kokku. Ja Jumal ütleski, et te ei tohi ehitada sellele, mis on vana, sest mina annan teile kogu aeg uut. Et ärge nagu vaadake nende vanade traditsioonide peale, ärge hoidke kinni sellest, kuidas mingid põlvkonnad on näinud Jumala kuningriiki, kuidas nemad on nagu ehitanud oma arust nagu Jumala kuningriiki oma nägemuse kohaselt. Ärge hoidke nendest raamidest kinni, sest Jeesus ei ole surnud. Ta elab ikka edasi, ta elab edasi ja tema tahab rääkida täpselt seda sõna sõua sügavale kohale sulle täna ja praegu, et sa teaksid, kuhu sa pead oma elus jõudma, mida Jumal su elus tahab. Sa pead täpselt, milleks sa oled üldse ette valmistatud, milleks sa oled sündinud, miks sa oled just täpselt selline, nagu sa oled. Miks sul on sellised annid, nagu sul on. Jumal teab seda kõige paremini, sina ei tea seda. Ja sellepärast, miks ma nendest ka riietest rääkisin, me arvame, et mingid välised asjad toovad Jumala kohale, saate aru? Et kui sa nagu riietud nagu hästi vagalt kartulikoti riidesse, et siis kindlasti sa oled nagu püham kui see, kes käib mingisuguses, ma ei tea, missuguses kirjaotsa riietes, eks ole. Kunagi üks pastor rääkis ka ühe loo, see oli kuskil välismaal juhtus, see oli hea lugu, ka sarnaselt, et ta ülistas Jumalat ja oli hästi püha ja hästi rahvas. Ja tema kõrval oli üks naine, ma ei taha kedagi solvata, aga ta oli täpselt selline, nagu oleks näoline värvipotti kukkunud ja hästi kaua olnud seal ka. Et üldse ei ole tükk aega välja tulnudki sealt. Ja ta oli nagu nii meiki täis, eks ole. Ja siis see mees, ma ei hakka nime nimetama, te kõik teate seda, see pastor hakkas kohe nagu kriitilisuse juhtimine, vaata mõnikord tuleb, sa tunned sealt kriitiliseks, et kuidas tema üldse siia kotta sai, Jumala kotta, ta on nii värvitud, mingu pesku nägu puhtas, ka Jumal ei saa kuulda sellist naist, kes nii värvitud on, eks ju, mõtleb see mees siis nii-öelda. Ja siis Jumala vaim vastas talle, ta ise tunnistas seda pärast kogu sees, Jumala vaim vastas talle, ütles, et see naine näeb, et sina näed seda naist, aga see naine näeb mind.
et sina vaid seda naist ja kritiseerid teda, aga see naine on minuga osaduses, tema läheb mind ja mul on täiesti ükskõik, on ta kukkunud näole värvipotti või selili värvipotti, mul on täiesti savi selles. Jumal muidugi ei kasuta sellist sõna, see on minu selline omad väiksed nagu kommentaarid, aga et see tähendabki jälle seda, et me küll räägime, et me ei ole käsu all, me oleme armust õigeks saanud, aga miks me tahame ise neid käske kogu aeg siis juurde kirjutada endal, miks me tahame neid reegleid, kuidas Jumal tuleb kindlasti ja kuidas Jumal kindlasti ei tule. Me ei tea, kuidas ta tuleb. Me ei tea, kuidas ta tuleb, aga peaasi, et ta tuleb, see on nagu kõige tähtsam, et ta tuleb meie juurde oma püha vaimu kaudu, et ta seisab meie keskel, nii nagu kiri ütleb, ta ütleb, kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal on mina teie keskel. Me peame võtma usus vastu selle, et Jeesus on praegu siin, meie oleme tulnud tema nimel kokku, tema on praegu siin, tema tahab meid õnnistada, tema tahab meid puhastada, tema tahab öelda meile oma sõna, kuidas me peame elama, kuhu me peame minema ja mis on tema eesmärgid ja plaanid meie jaoks. See on see, mida tema tahab. Me ei pea vaatama paremale vasakule kogu aeg teiste inimeste peale või mingisuguste traditsioonide peale. Olgu ta värvipotti kukkunud või värvipotist välja tulnud, mis vahet seal on? Vaimus saad sa õndsaks. Küsimus on lihtsalt, mis on sinu identiteet, eks ole, see on nagu teine küsimus. Et väga paljudel ongi see identiteediks, et missugune sa välja näed või mis sul seljas on. Aga samas ka see, kui sul pole midagi seljas, ma pean silmas mitte alasti olekut, vaid ma mõtlen, kui sa oled kartulikotiga läinud kuskile Jumalat teenima. See on tegelikult samamoodi üks uhkus, sest sa tahad näidata väliselt, kui püha sa oled. No, mõned, kes teenivad või jutustavad, isegi muudavad häält. Muidu ta räägib nagu normaalne inimene ja siis hakkab kuidagi, hakkab siuke imelik hääl tulema välja. Ma ei saa nagu, kust see tuleb. Aga miks hääl peab tulema? Kas siis Jumal nagu kuuleb seda nagu paremini või? Ole nagu sa oled. Sa ei saa ennast nagu nii paremaks teha, nagu sa oled, eks ole. Sa oled selline, nagu sa oled. Aga meil ei ole vaja nagu välised pushid, mis puudutab mõned, võib-olla siin tekkis mõnel küsimused riietuse suhtes. Ma tahan ühe näite tuua, eks ole, oma elust, kus ma olen igasugustest etappides oma elus läbi läinud ja see oli mul ka see kartulikoti etapp parasjagu, kus ma arvasin, et kristlane peab kindlasti kirputorilt või kuskilt, ma ei tea, mis Eesti see on see, ka kirputori või? Kirputurg või? On selline asi? Kas, et kristlane peab sellistest kohtadest ostma asju, aga tal ei tohi olla nagu, et ta läheb nüüd Armani poodi ja ostab sealt midagi või, et kindlasti on hästi püha olla vaene. Hästi püha on käia selliste riietega, mida teised enam ei taha. Nagu Heliseas muusikas, et miks need riided alles jäid, sest keegi vaesed ka ei tahtnud neid, eks ole, mäletate, kes on näinud võib-olla seda filmi, eks ole. Ja mul oli selline etapp ja ma tegelikult vajasin teksapükse, mingisuguseid pükse tähendab normaalseid ja palvetasin kogu aeg, kui ma siis käisin mööda neid kirputorisi Soomes ringi, et ma siis saaksin need kõige odavamad ja sellised kasinamad püksid endale jalga ja ma ei saanud. Mitte ükski pannud, kas minu number või kuidagi nagu ei saanud. Ja siis järsku ma vaatasin, oli mingi kallis pood oli seal ja seal oli väljas korv, nagu sellised alla hinnatud asjad. Aga see oli väga kallis pood ja sealt korvi sees olid püksid odavamad kui kuskil kirputoril, tuttuued, väga kallis kaubamärk, väga heas kvaliteedist ja täpselt see minu number nagu valatud mulle selga. Ja ma ostsin need ära ja tegelikult Jumal vaim hakkas mulle rääkima. Ütles, et ma ju tean täpselt, palju sul raha on, eks ju. Usalda mind. See loomulikult ei pea ajama taga, ma ei tea mida, aga ma ei taha, et sa käid riides nagu kaltsakas. Ma tahan, et sa käid riides nii, et see toob au Jumalale. Et see ei austa Jumalat, kui sa käid kartulikotiga ringi tegelikult. See ei austa Jumalat, kui sa näed välja nagu lõngus. Ma usun, et hipide aeg on möödas, võib-olla tuleb jälle varsti, ma tea, et siis on nagu see lubatud, aga praegu ei ole hipide aeg, eks ole. Et need asjad on nagu natuke nagu praegu aegondaks. Et selles mõttes, et ma ei tea, kas te saate aru, miks ma seda üldse räägin. See, et me ei saa ühegi välise asjaga Jumalat esile kutsuda, oma pühadust esile kutsuda või kuidagi proovida olla teistest parem või teistest lahedam või kuidagi selleks nagu mingi vaimulikkuse märk, kui sa tuled nagu pika sükse hülsiga ja sa niimoodi keerad ennast. Sestki liiga kiired liigutused ei ole ka võib-olla ilmast ja siis sa nagu
pöörad teisele poole, teretused turgudel. Noh, see asi peab ära kaduma, kui me tahame päriselt Jumala vaimu täis saada, kui me päriselt tahame, et Jumal kasutaks meid tänavatel, turgudel ja nii kaua, kui me teretusi armastasin, ta ei saadagi siin turul, eks ole. Et selles mõttes me peame aru saama, et mitte ükski väline asi tegelikult ei määra sinu identiteeti Jumalas, kui see ei ole kleepunud su südame külge. Kui see ei ole sulle ebajumalaks saanud, kui see ei kontrolli sind. Ja et kas joome täis ennast täna või? Et selles mõttes nagu hull inimene lastes see rõõlema, eks ju. Aga vaat Jumal on loonud mind sellisena, midagi teha. Et peate leppima sellega. Et ma usun küll, et me võime väga tõsiselt hakata nüüd palvetama selle pärast, et Jumal, kõik, kes me siin oleme, et Jumal saaks meid kõiki kätte täpselt sellisena, nagu me oleme ja ta laseks panna kogu selle mineviku, mis meil on, kus me oleme katkised, kus me oleme haiget saanud, kus meil on midagi valesti teinud, mis iganes on olnud. Me paneksime selle praegu lihtsalt Jeesuse ette ja ütleksime, tule sina ja tervenda meid, tule sina ja vabasta meid. Lihtsalt täida meid oma püha vaimuga, sest me elame olevikus ja tulevikus, mitte minevikus. Et kõik see vana kaoks ja me võiksime tõeliselt aru saada, mis tähendab, et Jumala kuningriik on seespidi meie sees. Et me ei pea seda otsima ja ehitama väliste asjadega, vaid see on meie sees juba, see on antud juba meie sisse ja Jumal tahab, et see tuleks meilt välja, et elava vee jõed hakkaksid meist välja voolama, et me võiksime olla ise need, kes kastavad teisi, et me võiksime ise selle kastmise kõigepealt vastu võtta ja siis minna ja kasta teisi. Sellepärast, et Piibel ütleb, et me oleme linn mäe otsas. Me ei ole kuskil orus, kuskil augus, kuskil keldris, vaid me oleme linn mäe otsas, et paganad peaksid tulema. Ja üks viimane asi, ennem kui ma lõpetan, mis ma tahtsin öelda. Ma sain ühe sellise, ma ei ütle ilmutuse, aga Jumal nagu avas mu ees nagu mingi asja, et tegelikult, vaadake Jumalal, teile tundub võib-olla, et ma räägin teisest asjast, aga tegelikult ma ei räägi, kuulake üks hetk veel tähelepanelikult. Jumalal on omad väga ranged seadused ja reeglid, nagu me teame. Ja kui me neid järgime, kui me käime nende järgi või sätime oma elu nende järgi, siis me oleme kaitstud. Aga me näeme, et tänapäeva maailmas on väga jõuliselt ja vägivaldselt Jumala seadusi ja reegleid hakatud muutma. Ja väga nii-öelda tõsised otsused on ka Eestis vastu võetud, et pilgata ja pilastada nii-öelda sellised seadusi, mis on Jumal algusest peale loonud. Ja mulle täna hommikul järsku Jumal nagu näitas, kuidas see on nagu mingisugune musta suitsa, mis tuleb kogu inimkonna peale. Kui meie avame vaata uksed ja anname loa tegelikult teatud asjadele eksisteerida ühiskonnas, siis ma nägin, kuidas see tuleb nagu suitsa ja ta hakkab mõjutama ka kristlasi. Kristlased, ta tahab teha nad leigeks, uimaseks, uinutada, nagu, et nad oleks passiivsed, et nad ei igatseks enam nii väga Jumalat, et nad oleksid sellised, kes ei ole ohtlikud enam vaenlase kuningriigile. Et tegelikult see vaimsus, see ei ole lihtsalt, et meil on otsused võetud vastu, vaid meile muutub vaimulik elu ka selles mõttes mitte raskemaks, vaid me peame rohkem olema valvel, me peame rohkem otsima Jumalat, sest nii nagu ma ükskord siin jagasin, et kui Jumal näitas juba aastad tagasi, et praegu on see aeg, ei ole aeg enam tilu-lilu teha ja kogu aeg mängida. Praegu on see aeg, et vaim saaks tugevaks, et vaimule külvata. Sest ühel hetkel, kui see pilv siia jõuab, siis ei saa enam nii hästi vaimule külvata. Ja kes ei ole tugevad vaimus, need võivad alla jääda olukordadele. Ja nüüd ma sain aru täna hommikul, mis see pilv on.
see ei ole see, et müristab või äikest lööb. See pilv ongi tegelikult see, et lisaks nendele nõidadele ja esoteerikutele, mida meie maa kubiseb ja on täis, on nüüd ka tegelikult ju valitsuse tasandil avatud uksed ja kirjutatud alla seadustele, mis nii-öelda veel rohkem lasevad tegelikult teemonitel ja nende nii-öelda vaimsusel hakata levima Eestimaal. Ja see ongi selline, et see lõpuks tuleb see rõhumine, lõpuks tuleb see raskus, see leigus, mis iganes see tuleb ja see kõik on tegelikult eel nii-öelda soendus metsalisele. Et kui ma vist järgmine kord, ma räägin valeprohvetist, täna on liiga hea jutt, et rääkida valeprohvetist, aga kui me vaatame Ilmutuse raamatut, siis ta ütleb, et metsaline oli koos valeprohvetiga Tulejärves, aga valeprohvet käis metsalise eel. Ja see valeprohvet, ma ei hakka sellest rääkima, millise kohutava unenäoma ja ilmutusliku unenäoma nägin metsalisest, milline ta on ja mis temaga eelneb. Aga ma ütlen ainult nii palju, ma võib-olla kunagi räägin seda väiksemas seltskonnas, see on kohutav asi. Temale eelnebki see samasoolisus ja kõik see asi hakkab eelnema, kõik need seadused, et muutuvad ja et inimesel enam ei ole sugu ja kõik sellised asjad, eks ole, mis on Jumala seaduste, Jumala loodu vastu mindud tegelikult, see eelneb sellele, see oli selles unenäos, mida kunagi nägin. Et ma näengi, kuidas need esimesed märgid praegu tulevad juba ja valguvad tegelikult igale poole, et nii-öelda mõjutada ka välja valitud, nagu ta ütleb valeprohvetite kohta, eks ole, et eksitada ja mõjutada ka neid, kes on välja valitud, et ka nemad võiksid tegelikult nii-öelda libastuda ja minna kuskil teise kraavi. Et sellepärast ma räägingi, et kui sa oled püha vaimu täis ja jood temast, siis esiteks Jumal saab ise sind kasutada oma riigi hüvanguks, nii nagu tema soovib, aga sa tunned ära valeprohvetid. Sa tunned ära eksitajad, sa ei tunne mitte kunagi eksitajat ära, kui su sees, kui sa ei ole täis püha vaimu, sellepärast, et sa saad seda ainult vaimu kaudu tunda. Nii nagu me rääkisime Apostlite 16, kui see lause vaimuga tüdruk käis Pauluse järgi, Paulus ütles talle, ajas selle lause vaimu välja tüdruku seest, aga tüdruk rääkis ju tõtt. Ta vaimus tundis ära, et see on vale. Kui meil öeldakse, katsuge läbi kõik sõnaga, aga kui see oleks sõnaga läbi katsunud, siis see oleks õige olnud. Sellepärast, et ta ütles, et Paulus on kõige kõrgema Jumala sulane, kes kuulutab teile õiguse teed. Sõnum oli õige. Et kui me oleks võtnud lihtsalt sõnumi järgi, see oleks korrektne olnud täiesti. Aga ta oli nii vaimu täis, Paulus, ta tundis vaimus ära, et see on vale asi. Et kui palju on üldse neid inimesi, kes nii ilusa sõnumi, kui sinu kohta öeldakse. Merike, sa oled kõrgema Jumala sulane, sa kuulutad inimestele õiguse teed. Kõrvad läks kohe püsti. Mõtles, halleluuja, mina see olen. Nüüd on tõesti prohvet olnud majja, et te nii õige sõnumi olete öelnud, eks. Vähemalt, kui sa ei ütle, nii sa mõtled juba nii. Aga Paulus ütles, see on vale. See on vale vaimsuse ees, kes räägib sellist tõtt praegu. Ja seda sa saad ära tunda ainult vaimus. Sa ei tunne mitte kunagi ära vale prohvetid, sest nad lähevad nagu hundid lambanahas. Nad on väliselt nagu lambad. Nad on ilusad, nad oskavad rääkida, aga sa tunned vaimus ära, kes sellepärast öeldigi, et me ei tunne kedagi enam liha poolest. Me tunneme nüüd vaimu järgi üksteist ära. Mitte see, mis sust räägitakse, mis sa guugeldad, missugune sa välja näed, kas sa oled kotiriides või näol ja värvipotis. Mitte midagi vahet ei ole. See on see, mille järgi sa tunned ära eksituse, sa tunned ära valeprohvetid, sa tunned ära selle, mis on Jumala plaan sinu jaoks, et sa ei sõtkuks tühja ja sa kuuleks tema käest, kus on see sügav koht, kuhu sina pead minema. Aamen. Ma lõpetasin tänaseks.